hommikust kõigile ja tere tulemast vaatama tänase ettevõtluspäeva esimest saadet, kus räägime intellektuaalsest omandist, selle olulisusest ettevõtluses ja kaitsmisest eelkõige just kriisitingimustes. Minu nimi on Gea Lepik, olen Justiitsministeeriumi intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja ja minuga on täna siin stuudios Almar Sehver, kes on AAA patendibüroo patendivolinik ja partner ning ühtlasi ka patendivolinike koja esimees. Tere hommikust ka minu poolt. Almar, sa oled olnud patendivolinik juba enam kui 15 aastat ja suure osa sellest ajast juhtinud patendivolinike esindusorganisatsiooni. Kas sa palun räägiksid lühidalt meie tänastele vaatajatele, millega patendivolinikud üldse tegelevad ja millest ettevõtjad teist kasu saavad? Aitäh, Gea. Sa tuletad meelde, kui kähku aeg möödub, et tõesti enam kui 15 aastat olen ma patendivolinik olnud, kuid tegelikult selles valdkonnas töötanud tänaseks juba üle 23 aasta, kui ma alustasin õigusõpingute kõrvalt samas patendibüroos. Ja tegelikult ma arvan, et paljud ettevõtjad inimesed on täpselt samas seisus nagu mina 23 aastat tagasi, kui ma puhtjuhuslikult sellesse valdkonda sattusin, et ega suurt midagi ei teagi sellest valdkonnast. Aga tegemist on väga põneva ja väljakutseid pakkuva ja pidevat arengut pakkuva valdkonnaga, mis tegelikult omab väga suurt tähendust meie igapäevaellu ja ettevõtluse igapäevaellu. Et seetõttu olen ma siia sellele valdkonnale ka truuks jäänud. Aga patendivolinik oma lihtsustatult on tegelikult õigusnõustaja, kes aitabki siis ettevõtjatel ja autoritel ja leiutajatel ja disaineritel orienteeruda selles küllaltki keerukas ja mahukas tööstusomandi maastikus. Et me aitame välja selgitada, mida saab tööstusomandiga kaitsta, kuidas seda on strateegiliselt kõige parem teha, läbi viia lõpuks ka need protseduurid, et see kaitse tekiks. Ja loomulikult, kui tekivad hilisemad õigusvaidlused või õigussuhted, siis aitame igasuguste lepingute ja vaidluste lahendamisega. Ehk põhimõtteliselt siis kõik teadmised ja kõik võimalik abi, mis tööstusomandi valdkonnas võib ette tulla. Aga kui nüüd küsida, et millist intellektuaalset omandit või konkreetselt just tööstusomandit keskmises Eesti ettevõttes üldse leidub ja miks seda üldsegi oleks vaja kaitsta ja patendivoliniku poole seega võib-olla pöörduda? Et ma arvan, et tööstusomandit või üldse intellektuaalset omandit leidub igal pool meie ümber. Et ma mäletan juba ülikooli ajal õppejõud rääkis, kuidas ta rõhutas, Heiki Pisuke rõhutas, et kuidas te olete autorid, kõik te loote. Aga ütleme, tööstusomand käsitleb sükest, nagu nimigi ütleb, vähekene tööstuslikumat asja, et ehk seetõttu ei saa öelda, et igas kodus meil leidub tööstusomandit, aga küll aga võib kindlasti öelda, et igas ettevõttes leidub tööstusomandit. Olgu ta siis kaubamärk või ka ärinimi, mille all ettevõte tegutseb, olgu ta siis mingi toote välimus, mida kaitstakse disainiga või äkki teinekord on tõesti midagi leiutatud, mingi uus tehniline lahendus või meetod, mida saaks kaitsta patendi või kasuliku mudeliga. Ehk seetõttu on küllaltki suur tõenäosus, et igas ettevõttes leidub intellektuaalse omandi vilju, mida saab tegelikult tööstusomandiga kaitsta. Aga tööstusomandit ei tekigi tihtipeale enne, kui on teostatud vajalikud protseduurid ja see on kantud kuskile registrisse. Nii et saan ma õigesti aru, et ettevõtte suurus ei olegi nii oluline, et võib-olla väike ettevõte, suur ettevõte, rikas, veel mitte nii edenenud startup, kõigis neis võib midagi leiduda? Ja täpselt nii, jah. See on mõnes mõttes ka selle süsteemi võlu ja valu, et ükstaspuha kui suur või millises arengujärgus sa oled, et tegelikult sa puutud selle tööstusomandiga kokku. Tihtipeale need on nagu ka väljakutsed, et tuvastada see tööstusomand, mille otsas saab piltlikult öeldes istud ja teha otsustus, et kas nüüd seda kaitsta või mitte. Suurettevõtted on kindlasti palju paremas positsioonis, kuna neil on olemas protseduurid, neil on olemas kogemus ja neil on ka kindlasti olemas eelarve, et seda kõike teostada. Et kindlasti me saame rääkida, et suurettevõtetel on kindel strateegia juba olemas, kuidas oma tööstusomandit identifitseerida, kuidas teostada vajalikud uuringud ja kuidas see lõpuks ära kaitsta ja loomulikult ka hiljem oma õigusi kaitsta.
Väikeettevõtja on loomulikult keerukamas situatsioonis, kuna ta peab kõike seda jooksu pealt õppima, kõikide paljude muude ettevõtte käivitamise või arendamise seisukohast oluliste asjadega paralleelselt ajama, leidma lisarahastust kas enda eelarvest või kuskilt abimeetmetest. Seetõttu kindlasti on kõik nagu mõnes mõttes sarnases positsioonis, mis tuleneb seadusest. Ehk sa pead end kaitsma, aga eluliselt loomulikult on alustaval ettevõttel palju keerulisem seda kõike teostada. Et su jutust saan aru, et neid etappe on päris palju, et tuleb planeerida, rahastust otsida, strateegiat teha oma IO kaitsmiseks, siis ka veel võib-olla registreerida. Et mis see õige hetk on või aeg, millal üks ettevõtja peaks hakkama intellektuaalomandi kaitse peale mõtlema ja selle kõigega tegelema? No patendivolinikuna ma ütlen, et mõelge iga päev, eks ju, et aga see kindlasti ei ole nagu realistlik, eks ju, et on nii palju teisigi asju, mille peale ettevõtluse käigus nagu mõelda. Aga kindlasti tasub nii-öelda regulaarselt võtta mingi hetk, et mõelda ka nii-öelda oma ettevõtte tööstusomandi kaitse seisukohast, et lõpuks kas see tööstusomand ei olegi midagi muu, see on enam-vähem ainukene viis, et kuidas kaitsta ettevõtte identiteeti, kaitsta teatava toote välimust või siis teatavaid tehnilisi lahendusi, et egas seadused ei pakugi muid võimalusi selle kõige kaitsmiseks kui üksnes tööstusomand. Nii et pärast, et mitte avastada end situatsioonis, kus te tunnete, et teil on liiga tehtud, et teie nii-öelda ideid või teie kaubamärki või disaini on ilma loata kasutatud, et te siis ei avastaks, et need vajalikud sammud jäid tegemata. Et seetõttu ma ütlen tihtipeale ettevõtjatele, et kõige tähtsam on teadlikkus, et te teadvustate, mis on teie ettevõttes eksisteeriv tööstusomand ja te teete teadliku otsuse, kas ma kaitsen seda täna või ma ei kaitse seda täna. Ja tihtipeale peab teadvustama, et nii patentide kui disainide puhul, et kui täna ei kaitse, siis homme võib-olla enam ei saagi. Aeg on küllaltki armutu tööstusomandi kaitse valdkonnas. Ja siis, kui on tehtud see otsustus, et ma ei kaitsegi seda asja, et ma ootan, et võib-olla tulevad paremad ideed, et võib-olla tulevikus on mul rohkem ressurssi, siis tegelikult on lihtsam toime tulla ka selle teadmisega, et kunagi keegi teie loodut ilma loata nagu kasutab ja siis ettevõtja suudab ka leppida sellega, et seekord läkski nii, teinekord teeme paremini. Okei. Aga tulleski siis nüüd Eesti tüüpiliste ettevõtjate juurde, kui heaks sa hindad nende teadlikkust sellest, millist intellektuaalset omandit nende ettevõttes üldse leidub, millised on võimalused selle kaitsmiseks ja miks seda üldse peaks tegema? Ma arvan, et kindlasti kus seda tööstusomandit meil nii väga ülikoolis ei õpetata, sellest ka nii-öelda igapäevaselt ei räägita, et kindlasti ei ole see teadlikkus kuigi kõrge ja kas ta siis peabki nii kõrge olema, et mis ettevõtja peab teadma, on see, et otsida abi kuskilt, eks ju, et kas otsida abi siis kas patendiametist või patendivoliniku käest või mingi muu nõustaja käest, ehk küsimus on, lihtsalt oleks vaja meeles pidada, et paar korda aastas mõelda selle tööstusomandi peale ja küll neid abipakkujaid ja teadlikkuse tõstjaid siis juba ka tuleb, eks ju. Et on ka kindlasti ettevõtjaid, kes peavad end väga headeks teadjateks ja spetsialistideks juba tööstusomandi valdkonnas, aga kui on vaja hakata looma kaitsmise strateegiat ja siis tegelikult tuleb ikkagi välja, et on olulisi nüansse, mida ei pruugigi teada. Et teadlikkus pigem võiks piirduda selle teadvustamisega, et sellega on vaja tegeleda ja seda on vaja kaitsta. Nii et ettevõtja võib-olla ei peaks hakkama ise endale põlveotsus strateegiat välja töötama, vaid pigem tasuks olla teadlik ka sellest, mida ma ei tea ja pöördudagi abi saamiseks spetsialisti poole. Mina olen küll seda meelt, et ikkagi iga kingsepp jäägu oma liistuda juurde, et ei hakka mina kodus keerukaid ehitusprotsessi ise ehitama, et pigem pöördun nagu spetsialisti poole, et ettevõtja kindlasti on spetsialist paljudes küsimustes, ta ei pea olema ka ise tööstusomandi spetsialist. Jah, aga kui suureks sa hindad
raha tähtsust otsustamisel, kas kaitsta oma intellektuaalomandit või mitte, et ma usun, et päris paljud võivad mõelda, et ma ei hakkagi seda tegema, sest et see lihtsalt kindlasti on nii kallis. Et kui suur see probleem tegelikult on ja võib-olla sa oskad tuua ka näite, et kui palju see maksaks, kui ma tahaks näiteks kaitsta ära oma kaubamärgi ja patendi, ütleme Eestis ja veel 5 Euroopa Liidu riigis. Jah, et ega see pole nagu saladus, et tööstusomandi kaitse ei tule tasuta, et keegi seda ei paku kandikul niisama. Et see juba ainuüksi tuleb sellest, et iga patendiamet igas riigis küsib riigilõivu, patendivolinikud või muud õigusnõustajad küsivad teenustasu, et loomulikult sellega kaasnevad kulutused. Ja küsimus on ennekõike teadlikkus aitabki tagada ka selle, et kui ettevõtja teeb teatavateks arenguteks või ettevõtluse käivitamiseks plaane ja eelarveid, et siis niisugused kulud tuleksid nagu sisse eelarvestada. Ja see moodustabki osa toote või teenuse oma hinnast ja siis tuleb ka see nii-öelda kate. Aga kui nüüd mõelda jah, et kui kulukas siis on, et võib-olla lõhkuda teatavaid müüte, siis tegelikult tõesti mõni ettevõtja pöördub meie poole, ütleb, et ta tahab ülemaailmselt mingit kaitset, aga sellist asja väljaspool autoriõiguse kontseptsiooni ei eksisteerigi või tõesti ta on võimalik teostada teatavate mahukate registreerimiste läbi, aga siis need eelarved on ebamõistlikud. Aga kui me räägime siin näiteks oma koduturul Euroopa Liidu piires kaubamärgi või disaini registreerimisest, siis ma arvan, et kaubamärgi puhul, kui me arvestame sisse kulutused võimalikuks kaubamärgi otsinguks ja uuringuks ja riigilõivud ja võimalikud teenustasud, siis Euroopa Liidu kaubamärgi täna võiks saada umbes 1500 euro eest, mis kehtib tegelikult kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja tegelikult ju per üksik riik annab vägagi soodsa kaitse. Disaini kaitse me võime saada võib-olla 600 euro eest. Ja kui kaua need kaitsed kestavad? Kaubamärgi kaitse oma olemuselt on ju tähtajatu, aga seda tuleb iga 10 aasta peale pikendada, et seetõttu me võtame 1500 eurot kaubamärgi kaitsmise kulu 10 aasta peale on 150 eurot aastas. Ehk siis ei olegi nii hull? No minu arvates ka nagu ei ole hull, et see nagu väärib seda eesmärke. Ja kas seda saab teha ettevõtjaga ise või on see samuti koht, kus tuleks ikkagi pöörduda voliniku poole? Ei, loomulikult ma ei salga, et iga ettevõtja võib ka seda ise teha, et Euroopa Liidus ega ka Eestis ei ole mingit kohustust kasutada või sundi kasutada patendivoliniku teenust, aga ise ma usun ja ma igapäevases elus näen, et patendivolinik võib pakkuda olulist lisaväärtust ja tegelikult teinekord ka kulude kokkuhoidu, et kui esitatakse perspektiivituid taotlusi või eksitakse kaupade teenuste klassifitseerimisel, siis teinekord ise tehes võib tekkida olukord, kus vajalikku kaitset ei tekigi või see kaitse üldsegi ei kaitse ettevõtte ärimudelit. Okei. Tänasel päeval me kindlasti ei saa mööda ka sellest praegusest tervishoiukriisist, mis nii mõneski sektoris on juba toomas kaasa reaalselt ka majanduskriisi või vähemalt likviidsuskriisi. Kuidas sa näed, kuidas see praegune kriis ja ülemaailmne pandeemia on mõjutanud intellektuaalse omandi kaitsmist, et kas ettevõtjad on pigem hakanud sellele suuremat tähtsust omistama lootuses, et see annab neile konkurentide ees võib-olla eelise, või on hoopis näha, et on hakatud raha kokku hoidma ja seda just intellektuaalomandi kaitse ja kohtuvaidluste pealt, kuna nähakse, et sealt on võib-olla võimalik seda raha kokku hoida? Et tõesti jah, see, mis sellel aastal on juhtunud, see on kõikide jaoks erakordne. Et egas ka patendivolinikud ja kõik tööstusomandi rahvusvahelised ametid olid ju tõesti päevapealt samasuguses olukorras nagu kõik ettevõtjad, et kes oli kodukontoris ja nii edasi. Aga ja kuna tööstusomandi valdkonnas on väga mahukad, väga tähtaegadest sõltuvad protseduurid kogu aeg käimas, siis see oli tegelikult uskumatu, milline massiiv teavituskirjasid ja hakkas tegelikult saabuma, kuidas mingi riigi patendiamet pani uksed kinni, kuidas kõik tähtajad, kõik edasi lükati või milliseid meetmeid seal pakuti, et ettevõtjad selles ootamatus kriisiolukorras nagu ei kaotaks oma tööstusomandit.
seetõttu oli väga tore näha, et kuidas tegelikult riigid ise olid huvitatud ettevõtjate aitamisest, et nad saaksid nagu selle keerulise olukorraga toime tulla, eks ju. Minu arust Eestis läks meil nagu väga hästi ja ei olnud mingeid erilisi meetmeid vaja, et tänu e-teenustele ja oli kõiki toiminguid võimalik nagu teha ja kõik ettevõtjad ilmselt olid suutelised reageerima ja ümber kohanema. Aga kui nüüd siis vaadata, et kindlasti ma arvan, esimestel kuudel võis tekkida teatav nagu seisak või ebakindlus või ootusärevus, aga kui vaadata neid viimaseid statistilisi andmeid, siis tegelikult ei ole näha, et oleks olnud mingisugust erilist langust näiteks uute kaubamärgi taotluste esitamise arvus. Ehk seetõttu ma näen, et ei ole tegelikult ettevõtjad tagasi tõmmanud seda tööstusomandi kaitsmise toimingute tegemist või edasi lükanud, eks ju. Mis on tegelikult ka iseenesest mõistetav, et kõik need toimingud, mida me täna teeme, ei ole nagu lühiajalised, vaid nad on tegelikult suunatud kõik kaugemasse tulevikku. Et kindlasti, kui lükati edasi mingi konkreetne uus arendusprojekt, et siis sa võisid edasi lükata ka selle registreerimise alustamise. Aga ma ei kujuta ette, et kui ettevõttel on näiteks juba registreeritud patendid ja need patendid kehtivad näiteks 20 aastat, et siis sa jätad need kehtivuslõivud maksmata, eks ju, selles praeguses kriisi olukorras, sellepärast, et kui kriis saab läbi, sul läheb neid patente ikkagi lõpuks nagu vaja. Ehk seetõttu ei ole tegelikult toimunud mingisugust märkimisväärset kokkutõmbumist tööstusomandi kaitsevaldkonnas. Ja loomulikult siis uues reaalsuses tekkisid võib-olla uued ärid, et väga palju esitati kevadel igasuguseid desovahendite kaubamärgi taotlusi ja loomulikult, et tulid nagu uued ärid tegelikult ju pinnale, eks. Aga oma praktikas ka sa siis ei täheldanud sellist klientide nagu eemale tõmbumist, vaid pigem võib-olla vahetumist, et tulid desovahendite taotlejad senist asemele? Jah, ma arvan, et isegi ma ei tajunud küll, et keegi oleks ära kadunud, eks ju, et eks võib-olla mingil ajahetkel alati on teatavad ettevõtted on aktiivsemad, teinekord nad on rahulikumad, teostavad oma varasemaid plaane, aga jah, siis ka tegelikult senised regulaarsed kliendid, et tõid turule uusi tooteid, eks ju, et nagu suured alkoholitööstused hakkasid desovahendeid tootma ja nii oli ka igasuguseid muid plaane, mida peeti. Aga tihtipeale on ka eelmises majanduskriisis tegelikult oli näha, et kriisiolukorras tegelikult tööstusomandiga seotud kohtuvaidluste arv pigem tõusis. Ehk siis see oligi see hetk, kus siis lasti käiku need relvad, mis olid varasemalt nagu endale tööstusomandi registreerimise läbi tekitatud ja üritati siis keerulises majandussituatsioonis siis seda kõik enda kasuks nagu tööle panna. Et kui tihtipeale, kui majanduses läheb hästi, siis ettevõtjad vaatavad, et keegi rikub mu õigusi, et ma ei viitsi praegu tegeleda, et ma saan selle tulu kuskilt mujalt, eks ju. Aga kui kõigil läheb kitsaks, siis loomulikult hakatakse kinni igast võimalusest ja oma turgu ja oma tulu kaitsta. Ja tööstusomand on kindlasti selleks relvaks, et kuidas kindlustada oma ärimudelit. Ja ma saan su jutust aru, et tööstusomand ja üldse intellektuaalomandi kaitse ei peaks olema midagi sellist, kus siis kriisi ajal raha välja tõmbad, et mõtled, et ma ei hakka praegu seda kaubamärgi või patenditaotlust esitama, maksan parem töötajatele palgad ära ja küll ma hiljem need taotlused teen, et võib reaalselt olla, et hiljem enam ei ole võimalik, on ju, või et keegi on juba ette jõudnud. No täpselt nii, et see on isegi nendes õigusvaldkondades, kus seadus nagu eeldab, et sa teed teatavad toimingud ennem oma toote lansseerimist või teatava aja jooksul. Isegi nagu kaubamärgi süsteemis on kes ees see mees põhimõte, et alati võib keegi kas teadlikult või puhtjuhuslikult sinust ette minna, et nii nagu öeldakse, et kriisi olukorras tulebki just ette valmistada ja teha ettevalmistusi uueks tõusuks, siis tööstusomand peaks olema kindlasti oluline osa sellest ettevalmistustest. Ehk siis kas sa näed, et intellektuaalne omand võib kuidagi ka aidata ettevõtjaid kriisist väljumisel,
et kuidagi anda neile mingi konkurentsieelise konkurendi ees ja võib-olla isegi aidata neil kriisist tulla võitjana välja? Jah, et no iseenesest loomulikult, et tööstusomand üksnes kaitseb seda, mida ettevõtja enda äriplaani, eks ju, et keegi ei saaks kaaperdada või ära kasutada tema eelist, eks ju, et eks see eelis tuleb ikkagi sellest äriplaanist ja sellest ideest, mida tööstusomand kaitseb. Aga tööstusomand võib tegelikult tõesti pakkuda ka passiivset omanikutulu, eks ju, et kui ettevõtja suudab tööstusomandist alusel käivitada frantsiisi või litsentsiäri, et ma näen, et siin teatavalt ka Eesti kliendid on juba välja töötanud rahvusvahelisi frantsiisisüsteeme, eks ju. Et tegelikult on litsentsi ja frantsiisi tulu on juba passiivne tulu, et kus sa ise ei peagi seda tööd tegema, vaid keegi töötab sinu heaks. Et see on see viis, kuidas tööstusomand panna juba veel efektiivsemalt enda jaoks tööle. See on küll huvitav, et ma mitte üksnes ei kaitse seda, mis teeb mind eriliseks, vaid ma teadlikult annangi seda teistele kasutada ja teenin selle pealt tulu. Et selline täitsa huvitav tuluallikas, mille peale võib-olla iga ettevõtja ei mõtlegi. Jah, see on tõesti. Okay. Kas oskad tuua välja ka mõne sellise enam levinud probleemi, mis Eesti ettevõtjatel on, ehk millega nad kõige sagedamini sinu kui patendivoliniku poole pöörduvad? No selles suhtes, et tihtipeale ettevõtja patendivoliniku poole ei pöördugi üldsegi probleemiga, vaid ilmselt on nagu kuskilt kuulnud või on teadlik, et tõesti, et peaks näiteks kaubamärki registreerima. Aga siis ta tihtipeale satub sellise probleemi otsa, et tuleb välja, et see, mis ta on suure vaevaga valinud endale uueks brändiks, tegelikult äkki seda ei saagi kaitsta. Näiteks ei saa kaitsta põhjusel, et ta ei ole eristusvõimeline, et ta tähendab midagi otseselt nende kaupade teenustega, mis tõttu tegelikult on prognoositav, et Patendiametid seda ei registreeri. Või ta ei ole teinud piisavat uuringut ja tuleb välja, et kellelgi teisel on identne või sarnane märk samas valdkonnas juba olemas, eks ju. Et selles suhtes, et siis tulebki nagu välja nii, et patendivoliniku poole ei pöörduta probleemiga, aga patendivolinik võib osutada probleemile, eks ju, et meie ei tekita neid probleeme, vaid me lihtsalt aitame prognoosida, et kust need prognoosid võivad nagu tulla. Mis viitabki sellele, et tegelikult patendivolinik võiks olla kaasatud uue toote või teenuse arendusprotsessi oluliselt varasemas faasis juba. Et siis, kui alles sul on laua peal näiteks 5 nimevarianti, et mida valida siis oma uueks brändiks või toote nimetuseks, et siis juba tegelikult kontrollida, et mis on perspektiiv igal neil nimevariandil, et kas nad on teostatavad, on nad registreeritavad, on nad vabalt kasutatavad. Sellepärast, et tööstusomandiga peame me arvestama ka isegi siis, kui me otsustame, et me ei tahagi registreerida. Aga küsimus on see, et kas sa saad ka seda kasutada. See on ka tegelikult see küsimus, millest tuleb vastus tööstusomandi ja abil ja patendivoliniku nii-öelda kaudu. Nii et te võite sageli olla ka sellised illusioonide purustajad hoopis, et tullakse teie juurde välja mõeldud kontseptsiooniga ja volinik ütleb, et aga see ei sobigi. Jah, ei taha nagu olla nagu see paha sõnumi tooja ja teinekord tegelikult on võimalik leida ka pääseteed, eks ju. Ja mida ju tihtipeale ka näeb, et ettevõtjad ka esitavad ise neid registreerimistaotlusi ja siis esimesel takistusel jätavad kõik asja soiku, annavad alla, eks ju. Aga teinekord on vägagi keerukad nagu olukorrad on võimalik nagu lahendada, kas vaidluste, kokkulepete või mingite muude strateegiliste käikude abil. Ehk alati loomulikult kõik ei ole nii mustvalge, et ikka hallid toonid ja erinevad võimalused on alati olemas. Ja võib-olla see on ettevõtjal hoopis kulude kokkuhoid, et ta ei lähe oma välja mõeldud hea ideega ise kohe patendiametisse, ei kanna seal neid riigilõive, ei oota võib-olla tükk aega, enne kui tuleb negatiivne otsus, et ennetab juba seda probleemi kohe, tulles teie juurde. No täpselt nii, jah, sellepärast, et lõpuks ka teadmine, et seda ei saagi kaitsta, on ka väärt teadmine. Aga see oli nüüd selline registreerimise pool, et kuidas on kohtuvaidlustega, et millised on kõige levinumad reaalsed vaidlused, mida sina oled näinud, et Eesti ettevõtjatel on praktikas tekkinud ja kuidas neid võiks ennetada? Eks need vaidlused loomulikult tekivad tihtipeale siis, kui tõesti, ma arvan, et Eestis ikkagi kõige levinumad vaidlused on seotud 2 küsimusega. Ettevõttest lahkub teatav hulk inimesi ja siis käivitavad paralleelse analoogse äri ning siis üritavad kopeerida ärimudelit, teinekord neid nimesid, kasutada disaine, mingeid autoriõigusega kaitstavaid teoseid ehk põhimõtteliselt ikkagi nii-öelda väikene äri ülevõtmine.
on kindlasti ja siis ongi küsimus selles, et kui hästi see algne ettevõte on oma tööstusomandit kaitsnud, et millised need nii-öelda võimalused siis on. Ja noh, tegelikult on ju tihtipeale nii, et kõige efektiivsem tööstusomandi kaitse on siis, kui seda vaidlust üldsegi ei teki. Kui tegelikult sul on kõik registreeritud, kõik on nii-öelda kuulikindlalt kaitstud, siis tegelikult see potentsiaalne rikkuja suudab ka hinnata seda olukorda ja teha otsuse, et mul ei tasugi seda teha, sellepärast et sellest tuleb ainult jama. Tihtipeale ikkagi need vaidlused tekivadki siis, kui ka see algne nii-öelda ettevõte ei ole piisavalt oma tööstusomandit üldsegi kaitsnud. Siis tekivadki need vaidlusmomendid, ehk et kas siis on rikkumine, kas on üldse kaitstav õigus ja nii edasi. Okei, nii et kõige tõhusam ennetus vaidluste tekkeks ongi lihtsalt oma õiguste ära registreerimine, et see oleks kõigile registrist näha, see on kaitstud, seda teha ei või ja siis teised, see juba on piisavalt heidutav teistele. Jah, sellel on tõesti täitsa preventatiivne nagu ju toime, eks ju. Et mina võrdlen tööstusomandi kaitsmist täitsa kodukindlustuspoliisi nagu ostmisega, eks ju, et ja fakt on ju tegelikult see, et kui sul maja põlema läheb ja sul kindlustuspoliisi ei ole, siis sa ka enam ei saa seda poliisi enam, ükski kindlustusselt sulle seda ei väljasta, eks ju. Ja kui ikkagi su tööstusomand on juba ära varastatud, kuritarvitatud, siis tegelikult seda tihtipeale ka registreerida ja ei õnnestu. Aga suur aitäh sulle, Almar, selle tänase huvitava vestluse eest. Ja nüüd enne, kui me siit stuudiost lõpetame, võib-olla sul on midagi veel, tahaksid lõpetuseks öelda nendele ettevõtjatele, kes meid täna vaatasid ja mõtlesid, et peaks ikka oma intellektuaalomandi ära kaitsma. Et kust nad võiksid alustada? No tegelikult piisab, tänapäeval on nii lihtne, vanasti ütleksid, et ava telefoniraamat ja vali sealt patendibürood. Tänapäeval võid lihtsalt guugeldada tööstusomandi kaitsmine, kaubamärgi registreerimine ja vaata, mis see Google sul sealt pakub ja tegelikult ma arvan, et need juhised ja esialgne informatsioon on täna juba väga lihtsasti leitav. Aga aitäh sulle ja aitäh ka meie vaatajatele ja kohtumisteni! Aitäh!